Kui meie vaataja nüüd mõtleb, et kas võtta suvel D-vitamiini või mitte, siis kes oleksid need inimesed, kes kindlasti peaksid suvel D-vitamiini võtmisega jätkama? Need inimesed, kes kindlasti ei käi suvel väljas, loomulikku päikesekiirgust ei soovi või ei saa mingil põhjusel või töötavad sellisel tööalal, kus nad ei saa loomulikku päikest. See tähendab ka tegelikult patsiendid, kes on haiglas suvel perioodil mingitel erinevatel põhjustel. Inimesed, kellel on seda tüüpi nahaprobleemid, haigused, et nad peavad ennast katma ja piirama otsest kontakti päikesega. Ja võiks öelda siis vanem generatsioon, selline ikkagi pensioniealised, et need võiksid siis sellises madalas annuses 1000-2000 ühiku ringi regulaarselt D-vitamiini juurde võtta, ikkagi me räägime siin vanemaealistest 7-80-aastased, et nendel võiks see olla. Noor inimene, kes on füüsiliselt aktiivne, käib väljas, jookseb, sõidab rattaga, püüab kala või lihtsalt meeldib pargis murul lesida ja raamatut lugeda ja ikkagi õlad on paljad ja sääred on ka paljad, siis temal küll ei ole vajadust. Täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh teile ka ja edu ja jõudu. Aitäh. Päikest.